Sa istud siin ja sult ei tulnud ainsatki neetud pisarat. Ma hakkan sulle näitama ülekuulamise meistriklassi. Kas sa tead, mis on krokodillipisarad? See on nagu pisarate puudumine. Leine ei saa teeselda. Need uurijad näevad mõrvari valest läbi. Kui sa vaataksid seda praegu telekast voodis lebades ja õlut juues, siis sa ütleksid. Ütles, et ta ei tahtnud sind enam. Ta ei taha enam elada. Ta käitus nagu leinav abikaasa pärast seda, kui tema naine leiti oma majavannist surnuna, aga need detektiivid teadsid tõde. Kuidas nad panid selle mõrvari murduma? See on the case, mida esitleb Law and Crime. Alati on hämmastav näha, kuidas vale laguneb. Nendes ülekuulamistes näeme sageli kahtlusaluseid, kes arvavad, et need on politseid üle kavaldanud. Lugu võib pealtnäha kõlada hästi, kuid kui selle loo alus on vale, kukub kõik kokku. Ma võtan siin riski ja ütlen lausa, et sa oled kolektis. See on selle kahtlusaluse naine. Tema nimi oli Jessica Taylor Sullivan. Ta oli 2 tüdruku ema ja ta leiti surnuna oma korterist ühel kevadpäeval Alvinis, Texases, Houstonist lõuna pool. Politsei sõnul leidsid nad Jessica, tsiteerin, kummargil vanni serva kohal nägu allpool, pea ja õlad vee all. Nad tõmbasid ta välja, kui said aru, et ta oli katsudes külm ja täiesti kangestunud. Nad istutasid ta vannitoa põrandale. Politsei leidis Jessica, kuna nad kutsuti tema majja kontrollima, kas temaga on kõik korras, tema tütred ei ilmunud sel päeval kooli ja see tekitas inimestes muret. Kui politsei saabus, avas ukse Jessica 9-aastane tütar umbes kell 10 hommikul. See tüdruk juhatas politsei sinna, kus ta ütles, et ema on vannituppa. Politsei leidis, et uks oli lukus. Jessical oli võõrdunud abikaasa ja selle mehe nimi on Brandon Garrett. Väidetavalt ründas Garrett Jessicat mõned päevad enne tema surma. Seetõttu oli politseil selle juhtumiga seoses tema vahistamiseks vahistamismäärus ja nad tõid ta sisse. Okei, kas sa saad mulle sellest natuke rääkida? Kas sa tahad mulle sellest natuke rääkida? Jah. Palun põhimõtteliselt võiks ma siima lähe. Mul on maniakaalne bipolaarne keele. Kas me nimetame seda depressiooniks? Vabandust, ma ei taha segada, aga kas sa saaksid natuke valjemini rääkida? On natuke raske kuulda. Mul on maniakaalne bipolaarne depressioneer. Ja aja jooksul ma lasen asjadel lihtsalt minna, ei tegele sellega, siis vahel tekib mul mälulükk. Ja juhtuvad asjad, mida ma tegelikult ei tee. Et see juhtub täiesti ootamatult ja siis olen jälle normaalne, nagu poleks midagi. See juhtud. Ma ei vabanda seda välja, ma lihtsalt tunnistan, et see oli minu süü. Ja see juhtus esmaspäeval või pühapäeval omast. See juhtus pühapäeval. Mu naine ütles mulle, et ma rikkusin ta mehe ära sellepärast, et ma olin endast väljas, murdsin ta südame. Ma lõhkusin oma ukse, oma välisukse ja kägistasin teda. Kui ma sain aru, mis toimub, siis ma lõpetasin. Ma lasin ta lahkuda, ma lähen ta ema juurde. Ja jah, see ongi see, mis seal juhtus. See oli provotseeritud ja see on viimane asi, millest mina ja mu naine rääkisin. Sa ütlesid, et see oli provotseeritud. Nii et Brandon jätab alguses ausa mehe mulje. Ta ütleb, et tunnistab, et kaotas pühapäeval Jessica peale enesevalitsuse, et ta tegelikult kägistas teda. Ta tunnistab seda politseile. See on ilmselgelt kohutav kuritegu. Aga politsei küsib siis, millal ta viimati rääkis oma võõrdunud naisega, enne kui naine kolmapäeva hommikul surnuna leiti. Viimane õhtu, kui ma oma naisega rääkisin, oli teisipäeva õhtu. Ta oli telefonis, me tegime FaceTime'is videokõne. Ja ta muudkui kordas, mul on kahju, see on minu süü. Ma provotseerisin sind, mina tegin seda. Tead, meie elu on läbi, seda ta muudkui kordas, meie elu on läbi ja mul on kahju, see on minu süü. Aga mina muudkui ütlesin, ei, see ei ole sinu süü, tema aga. Ei, ma armastan sind, see on minu süü, mina tegin seda sulle. Ja mina muudkui ütlesin talle, et ei, see ei ole nii. Ma ütlesin, et ma kontrollin end ise selle asemel, et haiglasse minna. Ja tema muudkui kordas, et mu perekond ütleb minust lahti, sest ma ei taha sind lahti lasta, sest ma armastan sind.
Milline lugu? Ta väidab, et Jessica vabandas tema ees pärast perevägivalda ja ta ütleb, et ta ei olnud tema majas. Et pärast seda, kui nad pühapäeval tülli läksid, läks ta sõbra juurde ööbima. Ja kui ma täna hommikul ärkasin, siis tegelikult ma lihtsalt mäletan, ärkasin vara umbes 3 paiku ja tundsin lihtsalt seda külma tunnet oma kehas. Ja ma kirjutasin talle sõnumi umbes nii, kas sinuga on kõik korras. Mis toimub ja ma ei saanud mingit vastust. Ma ei saanud mingit vastust. Ma olen talle terve päeva sõnumeid saatnud, ma olen talle helistanud. Nii et Brandon mängib tõesti mingil määral leinavat abikaasat. Ta väidab isegi, et tal tekkis keset ööd mingi kummaline külmavärin, kui ta ärkas, sest ta lihtsalt teadis, et midagi on valesti. Kui sa kogu selle aja jooksul tema heaolu pärast mures olid, siis miks sa ei võtnud ühendust politseiga? Ainus asi, mis oli imelik ja ma mõtlesin ka selle peale. Ohvitser Hill, ma mõtlesin talle helistada. Nagu ma ütlesin, ma ei teadnud, mis toimub ja ma ei tahtnud neid paanikasse ajada, nii et ma eelistasin, et keegi teine läheks sinna, sest ohvitser Hill üritas. Ma pidin saama. Annu mulle teada, kui vahistamismäärus väljastatakse, sest mul polnud aimugi, et vahistamismäärus oli välja antud. Mul polnud aimugi, aga ta ütles mulle, et ta kavatseb seda teha. Ja ma ei tahtnud, ma ei tahtnud jätta muljet, et ma jälitan teda. Ja ma olin, et sina säist või? Sa nimetad seda üheks, kui sa pooli helistasid, kas sa mainisid neile midagi vestlusest, mis sul temaga oli? Nad ei rääkinud sinuga sellest, et ta võib olla enesetapumõtetega. Enesetapumõtted? Mina, see on temaga seotud. Ma ei arvanud tegelikult, et ta midagi sellist päriselt teeks. Viimane asi, millele ma mõtlesin, oli enesetapp. Ma arvasin, et ta lihtsalt lahkub, sest ta muud kui ütles, et ta lahkub. Ta pidi end koguma nagu varemgi, siis kui ta oli veel oma vihases faasis. Seda ta ütleski, et ta kavatseb kõik maha jätta. Ma eelistaksin, et ta teeks seda. Ma eelistasin, tahtsin meelduda, kas ta on läinud. Tahtsin olla kindel enne, kui ma majja tagasi läksin. Ja sest muidu ma teadsin, et lõpuks ma võtsin talle lihtsalt ruumi enda. See oligi põhimõtteliselt kõik. Ma mõtlen, see on nii ebamäärane vastus üsna lihtsale küsimusele. Politsei hakkab siis esitama fakte sellest, mida nad väidavad, et nad leidsid. Kui see ei olnud tapmine või kui teda ei tapnud keegi, siis mis juhtus? Ma ei tea, mida ta tegi. Ma ei olnud majas. Ma küsisin, kuidas ta leiti, mis juhtus. Ma ei tea sellest mida. Nii et ma ei saanud teda vastata, mida ta tegi. Ma lihtsalt tean. Ma lihtsalt tean, et ta oli viimane kord, kui ma temaga rääkisin ärritunud. Ta leiti näoli veega täidetud vannis. Nii ta leiti. Ja ta ei kukkunud lihtsalt sinna vanni. Ta ei pannud end ise sinna vanni. Nii et sa leidsid vanni. Tema nägu oli vannis ja teine pool kehast oli väljaspool vanni. Võid ette kujutada, kuidas see välja nägi. Ja ma tean, et sa oled maininud enesetapu mitu korda. Mitte ainult koolile, vaid ka detektiiv Jacksonile sinna. See ei ole enesetapu. Nii et kui me oleme ausad, siis see ei olnud sina. Kui sul polnud sellega midagi pistmist, siis kes tegi? Sa oled tema abikaasa, sa tunned teda. Sa tead tema kontakte, tema sõpru. Ma ei tunne teda, aga teda küll. Ma ei tunne paljusid tema sõpru. Olgu. Kuidas te olete koos olnud ja abielus novembris saadik? Ta räägiks sulle kui oma abikaasale inimestest, kes talle ei meeldi, inimestest, kellele tema ei meeldi. Kui midagi on nii halba. Ta ilmselt ei teaks sellest.
kes oli sinu naise peale nii vihane, et tegi talle midagi sellist? Ma ütlen sulle, see ei olnud juhuslik. Ta ei teinud seda endale ise. Selles korteris hoiab 2 väikest last, kes ei teinud talle seda. See on sinu võimalus olla aus. Ma olen olnud sinuga aus kogu aeg. Tean, mis toimub. Ma olen olnud sinuga aus kogu aeg. Ma olen olnud sinuga aus kogu aeg. Ma ei usu, et sa oled olnud aus, mina olen olnud. Jah. Sest esiteks 95% ajast, mil me sinuga rääkinud oleme, pole sa meil otsa vaadanud. Sa oled kogu aeg maha vaadanud. Sa oled ainult siis vaadanud, kui tahad näha meie reaktsiooni sellele, mida ütled. See on ainus kord, kui sa oled meile otsa vaadanud. Ei, see ei ole tõsi, härra. Jah, härra, on küll. See ei ole minu esimene kord. Ei, ega see sinuga esimene kord ole. Aga on asju, mille järgi me otsustame, kas keegi räägib tõtt või mitte. Mina. Seni oled sa peaaegu kõigega tätli pannud mees. Ma ei ole leidnud seda, mida ma... Nii et see on sinu võimalus. Võib-olla sa tegid vea. Võib-olla juhtusin midagi halba, võib-olla teil oli tüli. Me ei tea, me vajame, et sa räägiksid meile need üksikasjad ära. Aga kui me tahame mänge mängida, kui sa tahad öelda, et ma ei tea, mis juhtus, ma ei olnud seal. Hiljem saame lahkamistulemused, saame sinu mobiiltelefoni andmed. Saame kõik need tõendid, mis ütlevad vastupidist. See ei tule sulle kasus. Palun hakka siis survestama. Kas sa tead, mis ma arvan, et juhtus? Ma arvan, et sa tegid vea. Ma ei usu, et sa tahtsid oma naisele midagi halba teha. Vitsalt otsustades selle järgi, kuidas sa terve päeva oled käitunud. Selle järgi, kuidas sa praegu käitud. Ma arvan, et sa tead, et sa tegid vea. Sa tegid midagi rumalat. Sa läksid natuke liiga kaugele. Ja nüüd on su naine selle pärast surnud. Ma mõtlen, et sa ütled seda ainult endale, et ei, sina ei teinud seda. Sa ei ütle seda mulle. Ma lihtsalt ei... Mind süüdistatakse selles. Mida? Ma lihtsalt ei mäleta praegu. Mind süüdistatakse selles. Sellepärast ma nii reageerisingi, kui sa mulle seda ütled. Ma mõtlen, esimest korda ma olin nagu, mis? Ma polnudki seal. No, Brandon, sa oled temaga abiellus. Ja sa lähed. Ja saadakse infot, et sa teed kummalisi telefonikõnesid, mida sa tavaliselt ei tee. Kui ma sinuga telefonis räägin, ütled sa mulle, et tuled siia pärast seda, kui saad teada, et su naine on surnud. Ja siis sõidad veel 5 tundi ringi. Ja sa ütled meile, et sa kartsid. Kui ma oleksin just teada saanud, et mu naine on surnud, oleksin ma jõudnud sinna nii kiiresti kui vähegi võimalik. Kui ma esimest korda sain teada, olin juba teel, kui jõudsin tagasi oma auto juurde. Ma olin teel siit välja nii kiiresti kui vähegi võimalik. Tule mees. Brandon peatu. P2. Söödad meile jutte, mängid mänge. Detective Jacksonil on õigus. Iga normaalne inimene, kui ta saaks teada, et ta naine on surnud. Hoiatatud või mitte, kas sa teadsid, et sul on vahistamismäärus või mitte, sa lähed ikkagi politseisse ja üritad teada saada, mis kurat juhtus. Politsei hakkab nüüd uurima alibit, mille kohaselt Brandon oli sõbra juures. Nii et see inimene, kelle juures sa leidsid end viimased 48 tundi viibinud olevat pärast seda, kui sina ja su naine pühapäeval tülli läksite. Mida sa ütleksid mulle, kui ma ütleksin, et me oleme selle inimesega juba rääkinud?
Tegelikult võttis see inimene ise meiega ühendust. Ja põhimõtteliselt ütles meile, et sa ajad jama, et sa ei ole seal käinud, sa ei ole tema juures peatunud. Ja ta ei taha selle kõigega mingit tegemist teha. Ja sa valetad selle kohta. See ei oleks tõsi. See ei oleks tõsi. Ei häbe. Ta ei öelnud seda. Ma tean, et ta ei öelnud seda. Jah, ta ütles küll. Ta ei taha sellesse segadusse sattuda. Ma ei ütle, et sa pole selle inimesega rääkinud. On selge, et oled. Aga ma ei usu, et see inimene helistaks meile ja ütleks, vaadake, ma ei tea, mis toimub. Ma ei taha sellega seotud olla. Ma ei tea, mida ta teile räägib. Ma tahan, et mu nimi sellest asjast puhtaks pestaks. Seda osa ma tean, et see ei ole tõsi. Mis iganes sa endamisi välja mõtlesid, mida sa täna meile rääkida kavatsesid, kui sa teadsid, et on vältimatu, et sa pead meiega rääkima. Ma tean, et sa oled piisavalt tark, et sellest aru saada. Aga mis iganes lugu sul peas on, see ei klapi, see ei hakka toimima. Brandon jääb 1,5-tunnise ülekuulamise jooksul selle loo juurde, et tal polnud aimugi, mis juhtus. Aga ta polnud veel lõpetanud. Politsei hoidis teda üle öö kinni. Järgmisel päeval rääkisid nad temaga uuesti ja siin ta murdubki. Ma olen tegelikult sporti teinud. Ma rebestasin oma ACL-i 2 korda. Ma olin äärevastuvõtja, ma ei mängi jalgpalli. Tjaa! Ma näen sõna otseses mõttes Vesoos, Texas Techi, Louisiana Techi või on veel üks koht. Suuda meenutada. Kui pikk sa nüüd oled? 1 minut ja 93. Kui pikk sa olid, kui oli keskkooli viimasel aastal? Ma olin umbes 1,83 m. Kasvasin umbes tolli võrra. Kui palju sa kaalusid? Oma parimas vormis ma redisin oma ACL-i oma 3. aastal, aga oma parimas vormis kaalusin ma 185 naela. Kas sa ei sooviks olla jälle 185 naelane? Jah, ma jooksin 40 jardi 4,39 sekundiga ja 100 meetrit 10 sekundit. Kuidas sa oma ACL-i vigastasid? Kas maandudes, kui sind maha võeti või kuidas? Vabad mehed olid ümberringi, keegi ei puudutanud mind. See juhtus kevadisel treeningul, ma jooksin. Ja arst isegi ütles, et see on midagi sellist. Ma jooksin põhimõtteliselt kiiremini, kui mu keha suutis taluda, kui ma suunda vahetasin. Oh jumal, ma püüdsin palli ja tegin väljakul järsu pöörde. Mu keha pöördus, mu jalg ei pöördunud. See lihtsalt pööras seda. See täis arsuga. Kas see juhtus mängu ajal või trennis? Ei. See oli kevadises trennis, see oli 7-7 vastu. See on ikka päris hull. Texas Techi treener oli seal vaatamas, aga ma tahtsin minna, ma läksin mänginud koos Danny Amendolaga. Sest Danny Amendola oli Woodlandsis. Ja me lõpetasime samal aastal ning mina ja Danny Amendola oleksime olnud samas meeskonnas. Nii et see detektiiv alustab üsna aeglaselt. Ta küsib Garrettilt keskkooli jalgpalli hiilgeaegade kohta. Garrett räägib siis sama loo, mida me kuulsime eelmisel päeval. Ta ründas Jessicat pühapäeval, siis läks paariks päevaks kellegi teise juurde, rääkis Jessicaga FaceTime'is teisipäeva õhtul ja sai siis kolmapäeval teada, et ta on surnud. Aga nüüd on juba teine päev ja politsei ei kavatse seda mängu uuesti mängida. Ja sinu telefon ühendas end Wi-Fi'ga teisipäeva õhtul. Ja ainus viis, kuidas sinu telefon sai selle korteri Wi-Fi'ga ühenduda, oli see, et sa pidid olema sellele üsna lähedal. Ei, minu telefon. Oota, olgu. See on see, mida andmed näitavad. Mina ei ole neid vaadanud. Detektiiv Jackson on, nii ta mulle ütles. Kas on mingi seletus, miks, kui sa ei olnud seal, miks su telefon oleks? Sest mul on telefonis rakendus ja ma saan teha nii, et ma saan kontrollida kõiki neid võrke. See on nimega Xfinity Hi-Fi. Ja see võibki olla põhjus, sest ma saan vaadata ja näha, mis on minu Wi-Fi'ga ühendatud. Ja ma kasutasin seda rakendust paar korda eelmisel õhtul. Ma kasutan seda alati. Mida sa mõtled sellega, et sa kasutasid seda rakendust? Kui sa kasutasid seda rakendust, siis ilmselt see ühendus, mu telefon polnud tegelikult Wi-Fi'ga ühendatud, see oli ühendatud rakendusega. Jah, aga ei, sinu telefon oli ühendatud rakendusega, Wi-Fi'ga. Minu telefon, jah. Minu telefonis on see rakendus olemas. Aga see ei käi rakenduse kaudu. See lihtsalt sünkroonis automaatselt Wi-Fi'ga. Ei, minu telefon ei olnud. Ma ei teinud seda. Ma mõtlen, mis keel sa seda näitas?
ma arvan, et see oli, ma ei tea, ära võta seda päris kindla väitena. Ma tahaksin öelda, et see oli umbes kell 10 või pärast kella 10 õhtul. Numbrimärgid tuvastuskaamerad tuvastasid su auto Alvinisse tulemas umbes kell 9. Sa olid, jah? Minu oma oli kell 2 öösel välja lülitatud. Ma unustasin risti võtta. Kell 2 öösel lõpetas kell 10. Jah, selles pole kahtlustki. Ei, ma ei teadnud, ma ei sõitnud oma autole selle öös. Hästi. Sa ütlesid, et keegi teine ei sõida sinu autoga? Ei. Aga mina olin... Mina ei olnud, okei. Oota nüüd korraks. See on tehnoloogia, eks. Mina ei saa sellest aru, aga teised inimesed saavad ja nad ütlevad mulle, et see on hea. Okei. Nii, sina ja mina rääkisime varem. Ma mainisin, et osa paranemisest, oma vaimse tervise parandamisest on vastutuse võtmine. Kui Zoe istuks praegu selles toas, sinu 5-aastane tütar, kui ta istuks praegu siin ja ta teab, mis juhtus, ta teab kõike, mis sel nädalal toimus. Mida sa arvad, mida ta praegu mõtleks, kui kuuleks, kuidas sa mulle seda räägid? Millest, millisest osast? Sellest, et sa ei olnud maanteel 288, et su telefon ei ühendanud teisipäeva õhtul Wi-Figa. Ma mõtlen, Zoe oli siin minu peal, tema oleks mind uskunud, aga see on tõde. Aga mis siis, kui Zoe teaks tõde? Ma ei juhtinud oma autot. Ma tean. Kas sa ütled, et keegi teine juhtis sinu autot? Ei. Lihtsalt mina ei juhtinud oma autot. Ma ei lahkunud, ma ei läinud sinna teisipäeval. Go! Ma ei ole küll kehakeele ekspert, aga on näha, et Brandonil on näos ilme, nagu tema vale laguneks reaalajas koost. Ta on longus ja pomiseb omaette. Mingil hetkel vaatad sa kohtunikule või vandekohtule otsa. Ja nad ütlevad, see on Brandon Garrett, see on see, mida ta tegi. Ja Brandon ütleb, et ta ei teinud seda. Ja see on kogu tõendusmaterjal, mis ütleb, et ta tegi seda. Aga kui me temalt selle kohta küsisime, ütles ta, ma ei olnud seal, ei teinud seda, ei tea, mis juhtus. Olgu. Aga on ka teine olukord, kus sa lähed kohtuniku või vandekohtu ette ja see on Brandon Garrett. Ja see on see, mida ta tegi. Ja kui me temalt selle kohta küsisime, ütles Brandon, et see oli halb tegu. Ta tegi segaduse, suur viga. Ta lasi oma vaimuhaigusel endast võitu saada. Temal. Ta ei võtnud oma ravimeid. Ta läks natuke endast välja. Ta ajas teda närvi ja ta kaotas enesevalitsuse. Ja tal on nii kahju. Ta soovis, et ta saaks kõik selle ära võtta ja et kõik võiks jälle hästi olla, aga ta teab, et see pole võimalik. Ja ta teeb kõik, mis suudab, et nende 2 tüdruku elu korda teha. Olgu. Oletame nüüd, et sina oled kohtunik. Kumbale neist 2 mehest sa annad kergemalt? Esimene ei tea midagi, polnud kohal. Või teine, kes? Ütles, et tegi suure vea. Ta läks hoogu. Tema emotsioonid, tema vaimne tervis said temast võitu. Kumbale neist 2 sa annad kergemalt? Kas sa kavatsid kellelegi neist järeleandmisi teha? Ma oleksin öelnud, et Brandon rääkis tõtt. Ja kumma neist meestest sa siis teistele hoiatuseks karmimalt karistaksid? Esimest või teisest? Teisest. Sa karistaksid siis teistele hoiatuseks just teist, seda, kes tõtt rääkis. Ei teeks. Esimese. See on inimloomus, Brandon. See ongi nii. Pole vahet, kas oled kohtunik, vandekohtunik, politseinik või ehitusjuht. See on inimloomus. Nii me kõik tajume asju. Me kõik tahame uskuda, et inimestes on headust. Keegi ei taha uskuda, nagu detektiiv White ütles, et maailmas on koletisi. Nii et kui sa oled koletis, siis oledki koletis. Kui sa ei ole koletis, siis pead meile ütlema, et sa ei ole koletis. Ma ei ole koletis. Ma usun sind 100%, kui sa mulle seda ütled. Ma usun, et sinu vaimne haigus, see, et sa ei võtnud oma ravimeid, emotsioonid, see, et sa olid kaotamas naist ja võib-olla jälle perekonda. Mis juhtus, Brandon? Ma
ma ei tea, mis juhtus. Hingas sügavalt sisse. Räägi meile, mis juhtus. Brandon! Räägi meile, mis juhtus. Ma ei tea, mis juhtus. Brandon! Sa oled siin ainus, kes teab, mis juhtus. Ma ei tea, mis juhtus. Seda ma üritan mida öelda, kutid. Ma ei tea, mis juhtus. Siin hakkab tõde välja tulema. Ja nagu ma ütlesin, Brandon, vaata korraks mulle otsa. See ei ole mingi trikitamine minu poolt. Mõnikord peame esitama küsimusi, millele ma juba vastuseid tean, aga see on sinu ütlus. See on, ma ei taha kunagi kellelegi sõnu suhu panna. See ei oleks sellele inimesele õiglane. Nii et ma pean laskma sul seda ise öelda, mitte mina. Nii et ta tahtis, sa ütlesid, et sõidad teisipäeval maanteed number 6 mööda ja seda sellepärast, et ta tahtis sind näha. Nii et ta tahtis sind näha. Ja siis kuhu sa maanteed number 6 edasi läksid? Mida ma muidu tean? Ma lihtsalt pean seda sinu seisukohast mõtlema. Jah, sõitsin maja poole, ma mõtlen. Ma ei kuule sind, ma lihtsalt. Sõitsin, ma ei kuule sind. Ma ei usu, et ta nutab. Ja kui sa sinna jõudsid, siis kuhu sa teisipäeval kortermaja juures parkisid? Teisipäeva õhtul ta ütles mulle, et ma ei saadaks talle sõnumit. Tuleksin korraks sisse, aga siis oli uks ikka lahti. Okei. Kas sul oli võti või uks lahti? Tema tegi ukse lahti. Ma ütlesin talle oma võtme esmaspäev. Tema avas ukse. Ja mis olid esimesed sõnad, mis ta ütles? Ma ei rääkinud temaga. Okei. Nii et ta avas ukse ja kuhu sa siis edasi läksid? Kas sa astudid sisse, kuhu sa siis edasi läksid? Ma astusin sisse. Me nägime, et magamistoa uks oli lukus. Sa nägid, et magamistoa uks oli lukus. Ja mis siis edasi juhtus? Ma ei läinud magamistuppa selle pärast. Kas ta oli magamistoas? Ma arvan, et ma ei tea selle pärast. Selle pärast ma tegin selle telefonis. Kolmapäeval, see oli ainus päev, kui ma veidi uurisin. Ma ei teada, mis toimub. Brandon, vaata korras mõttes. Kui sa pead kedagi hindama ja sa oled seal kohtunik või vandekohtunik, kas see läheks Brandoni puhul läbi? See ei sobi, sa tead, et see ei sobi. Ma mõtlen, aga see on tõde. Ma tean, et see kõlab hullumeelselt, sellepärast ma mõtlesingi lihtsalt, ma ei tea, vaata mind, seal on... Hullumeelsus pole olemas. On inimesed, kes vajavad abi, kes vajavad ravimeid, kellel on probleemid, meil kõigil on. Ja sa ei saa sellest lihtsalt üle. Ja jah, see saab mõnda aega raske olema, aga läheb paremaks. Sa näed päevavalgust, aga sa ei näe päevavalgust, kui sa keeldud sellest tumedast pilvest lahti laskmast. Sa tead seda. Brandon tunnistas, et ta oli Jessica majas, aga ta ei ole ikka veel täiesti aus selle kohta, mis juhtus. Mõtle sellele, kuidas uksest sisse astud. Ja nagu detektiiv Taylor ütles, ma ei ütle, et sa valetad. Ma tean, et on raske valusaid mälestusi meenutada. Ja see oleks äärmiselt valus mälestus. Ma tean seda. Sa ei saa sellest üle, kui sa seda ei tee. Ja et kui sa uksest sisse astusid, palun räägi mulle, mis sinu juhtus? Ma lihtsalt mäletan, et mu kott oli elutoas ja ma panin tulema, et kotti näha ja mu kott oligi elutoas. Siis ma palusin talle, elutuppa, ma palusin tal selle sinda panna. Ma palusin tal veenduda, et mu kott oleks seal, sest ma jätsin selle sinna. Ja siis ma pustutasin tule, kui ma seda nägin, et ma selle otsa ei komistaks. Sest see oli taba, kui sa sisse astud, siis see oli see roosa matt, mida sa oma tüdruku toas nägid, mille tukse ette pani. Ja ma oleksin selle otsa komistanud, kui ma oleksin tule mõlema pannud. Ja siis ma läksin toa ukse juurde ja koputasin uksega. Ja kui ma uksele koputasin, ütlesin Kallis, kas ma võin sind näha, tema vastas ei. Võtsin Kallis, ma tahan sind näha, tema ütles ei, lihtsalt mine. Nii et ma istusin diivanile ja siis mul oli varuvõti ja ma võtsin selle laualt üles. Ja ma sumbisin ning lukustasin ukse ja lahkusin. Ei. Räägi meile sellest vaidlusest, mis sul oli. Meil ei olnud mingit vaidlust. Naabrid kuulsid. Palun rääkige meile vaidlusest. Mis teil oli? Meil ei olnud vaidlust. Meil oli vaidlus... Arutelu, ma arvan, et te nimetaksite seda aruteluks. Ei olnud mingi karjumist, mitte midagi sellist.
siis räägi mulle, mis juhtus. Nii et sa ütled mulle, las ma saan sellest õigesti aru, sest just seda kuules kohus. Sa ütled mulle, et ei olnud mingit karjumist. Ei. Sa ütled mulle, et ei olnud mingit vaidlust. Ja sina, mida sa mulle ütled, on see, et sa hiilisid sinna sisse ja tapsid ta. Sa ütled mulle, et sa hiilisid sinna sisse ja tapsid ta nagu sarimõrvar või mis? Ei, härra. Sa ei ütle mulle, et sa tegid seda äkkvihahoos, mis oleks kaitseargument. Sa ei teinud seda äkkvihahoos. Sa ei teinud seda vihast. Sa tegid seda, sest sa oled kuri. Seda sa mulle ütledki. Sest selles, mida sa tegid, pole mingit kahtlust. Ei, härra. Nii et Tõgu polnud äkkvihaga. Ei olnud. Kas ma võin sulle seda öelda? Ta on näinud mind vihasena. Me oleme aastate jooksul palju koos töötanud ja oleme üsna lähedased. Ja ta on näinud, kuidas ma kaotan enesevalitsuse ja teen midagi äkkvihahoos. Kõik teevad seda. See ongi mu mõte. Mina olen teinud. Tema on teinud. Kõik võivad vihastada. Mitte nii kaugele, aga kõik võivad vihastada. Ka sina. Inimesed suudavad mõista kedagi, kes vihahoos enesevalitsuse kaotab. Inimesed ei suuda mõista kedagi, kes hiilib sisse ja tapab kellegi, kui too magab. Ma ei usu, et ta seda tegi. Mina ka ei usu. Ja see on rohkem, kui ma sinust vajan. See on kõik, mis meil on. See on ainus asi, mida me praegu esitada saame. Sest sa oled. Ma ei usu. Sa ei räägi meile isegi. Ma ei usu, et sa oled nii kuri. Ei usu. Aga, sest sina... Tead mis? Lase ma ütlen sulle midagi. Missouri maakonna ringkonna prokurör on naine. Ja alati, kui on tegemist naissoost ohvriga, on tema. Carm Procuror. Ja ma ütlen sulle kohe, et just nii sind kujutataksegi kurja inimesena. Mida sa ütlesid? Mina ei usu, et sa oled. Detektiiv White ei usu, et sa oled. Aga sa ütled meile, et nii see juhtus. See on võimalus rääkida oma pool sellest loost, selle asemel, et meie lähtuksime ainult tõenditest ja faktidest. Sest tõendid ja faktid ei räägi emotsioonidest. Ta murdub lõpuks. Ja kui sa ei hiilinud sisse, et öelda, ma olen see kuri inimene, ma lähen tapan ta ära ja sa ei teinud seda, siis on õiglane, et sinu lugu ka välja tuleb. See on ka õiglane. Kas sa arvad? Et see, mis juhtus, polnud tahtlik? Või et sa ei ole koletis? Kas sa arvad, et sa ei ole koletis? Kas sa arvad, et on oluline oma poole ära rääkida? Või lihtsalt teest teed edasi, nagu poleks teie vahel midagi juhtunud? Ma ei raputaks praegu pead eitavalt. Vabandust, ma ei saa isegi küsimusest aru, ma lihtsalt... Mis juhtus? Mis vahejuhtum teie vähevahem toimus? Kas tema, millist nuppu te vajutas? Mis juhtus teisipäeva õhtul tema magamistoas? See ongi küsimus. Mida sa mõtled? Ja ära ütle, et te lihtsalt rääkisite ja siis lahkusite, sest me teame, et see ei ole tõsi. Ja mis veel tähtsam, sa tead, et me teame, et see ei ole tõsi. Nii et sa ei istu siin ja ei aja meile jama. Kui üldse, siis sa valetad iseendale. Me ei ole sulle üldse valetanud, Brandon, mitte milleski. See on tõesti oluline sinu tuleviku jaoks. Kui seal on mingi leevendav asjaolu, siis pead sina olema see, kes selle välja ütled. Kas see oli tahtlik või kogemata? Ütle mulle vähemalt seda, kas see oli tahtlik või kogemata? Brandon, kas see oli tahtlik või kogemata? Brandon, ära peida end oma käte taha. Kas see oli tahtlik või kogemata? Brandon, kas see oli tahtlik või kogemata? Sa tead, et see muudab kõike, kas pole? Kas see oli tahtlik või kogemata? Jah, õige.
Brandon, kas see oli tahtlik? Või kogemata? Ta käskis mul seda teha. Ma ei kuule sind. Ta käskis sul seda teha. Kes käskis sul seda teha? Brandon, vaata korras minu poole. Brandon, vaata mul otsa. Brandon. Ütle mulle, vasta sellele, kas see oli tahtlik või juhuslik? Kas see oli tahtlik või juhuslik? Ta ütles, et ta ei tahtnud enam elada. Ta ütles, et ta ei taha sind enam. Ta ei tahtnud enam elada. Ta ei tahtnud enam elada. Ta ei tahtnud enam elada. Kas sa arvad, et ta tahtis, et sina... Ta tahtis, et sa tapaksid ta. Ta ütles, et tema perekond ütles temast lahti. Sa ütlesid, et tema perekond ütles temast lahti. Ta ütles, et see oli viit, mis tal oli. Kas tema perekond ja mina olime viik, mis tal oli? Kas oli tahtlik või oli see juhuslik? See oli juhuslik. Ma ei teinud seda meelega. Kuidas see siis juhuslikult juhtus? Ma arvan, et see oli eelmisest õhtust. Esmaspäeval või õigemini pühapäeva õhtul, vabandust. See oli pühapäeva õhtul. Ta sulus oma käed minu käe vastu, ma ütlen oma paela minu käe vastu. Teisipäeval. Ta sulus oma kaela sinu kätte vastu teisipäeval. Räägi mulle, mis siis juhtus. Lähme tagasi sinna, kui sa ukse avasid ja sisse astusid. Räägi mulle, mis juhtus. Ma astusin uksest sisse. Me rääkisime ning tema nuttis. Sa astusid uksest sisse ja mis siis? Ma ei kuulnud sind. Mida sa ütlesid? Ta nuttis. Istu palun, istu. Püsti, ta nuttis. Augi. Ja mis siis juhtus? Ta nuttis, ta kordas pidevalt, et ta ei taha enam elada. Sa ütlesid, et ei taha enam elada. Ta kordas, et tema perekond on ta hüljanud või kavatseb ta hüljata. Ta võitis mu tabasi ja ütles, et armastab mind. Ja ta mõtles seda tõsiselt. Ma olen tema heaks kõik teinud. Mis siis juhtus? Ta istus tualeti juures. Alguses ma seisin, aga siis istusin voodi kõrval oma voodi poolel ja rääkisin temaga. Ja minu voodi pool on see pool, kus on see suur kena asi, üks neist rohelistest ja siis kui sa vaatad voodit, siis vasak pool voodist on minu pool. Okay. Ja ma istusin sellel pool voodit ja rääkisin. Ja ta ütles, et ta ei taha mind kaotada ja ütles, et ta lihtsalt ei taha enam elada. Ja ma küsisin, mida sa mõtled sellega, et sa ei taha enam elada. Ja ta tuli minu juurde, võttis mul käest kinni ja viis mind sinna, kus on vannituba. Ja vannis oli juba vesi sees. Ja ma mõtlesin, et ta läheb vist vanni, aga tema ütles, et ei. Mida sa arvasid? Ma mõtlesin, vannis oli vesi, nii et ma arvasin, et ta ei käi vannis ja et see oli imelik, aga ta käib duši all, et see tundus mulle juba imelik. Nii et jah. Ja ma küsisin, mis lahti on. Ja ta vaatas peeglisse ning ma lihtsalt vaatasin tema nägu. Ta nuttis, ma polnud teda kunagi nii kõvasti ja nii palju nutmas näivad. Ja ta pani oma käe minu käe peale oma kaelal. Ja ta ütles, ma ei taha enam elada. Ja ta hakkas pigistama. Ja ta ütles kurvalt. Mida ta hakkas pigistama? Ta hakkas mu kätt pigistama. Nagu mina? Tema alguses nad lihtsalt istusid seal niimoodi. Sest ma proovisin teda alla tõmmata, ta oli nagu ei ja ma ei tahtnud tilida. Ta ütles, ära tee seda. Ja ma tõstsin käed ülesse. Ja ta ütles, ta lihtsalt hakkas mu kätt pigistama. Ta ütles, tee seda. Ja ta seisis seal. Ja ta ütles, tee seda. Ja ta ütles, ja siis ta hakkas, sest ma ei suuda enam elada. Kui kaua ta pigistas oma kaela? Mitte üldse kaua. Noh, mida sa pakuksid? Tõenäoliselt isegi mitte minut. Mis siis edasi juhtus? Noh, ta nagu minestas ja kukkus vanni. Ja mis siis edasi juhtus? Ja siis, ma ei tea, pärast seda ta enam ei liikunud, nagu ta oleks juba läinud ja see ei kestnudki nii kaua. Mis siis edasi juhtus? Ma jätsin ta korraks üksi, ta ütles mulle, et ma teeksin seda. Ma ei arvanud, et see juhtub. Ma ei teinud seda piisavalt kaua, et see oleks juhtunud. Ma vist ei teinud. Kas sa tahad klaasi vett või midagi muud? Kas sa saad mulle teene teha? Kas sa saad
kas sa saad näidata mulle sellel kastil, kui kõvasti sa oma kaela pigistasid? Lihtsalt pigista seda. Mind ei huvita, kui sa kasti puluks pigistad, mind ei huvita, kui sa selle puluks pigistad. Näita mulle, kui kõvasti sa selle pigistasid. Tõenäoliselt umbes nii palju. Vahet pole, seda kasti võid nii palju purustada, kui tahad. Mul on ükskõik. See on tõenäoliselt umbes nii, jah. Ma tundsin, et tal oli vist juba sinikas, kui ma esimest korda seda tegin. Ja mina arvan nii. Arvan, et ma lõin seda sinikat või midagi sellist. Ma tegin midagi, sest tundsin, et see oli tõesti madalad. Nagu oligi see lihtsalt nii, kas sa teedki nii põhimõtteliselt. Jah, kas see ongi nii kõvasti, kui sa pigistad? Vaata seda. Me tuume sulle kohe klaasi vett. Ogu! Lugu on nüüd oluliselt muutunud. Nüüd on selge, et Brandon tappis Jessica, kuid tema uus jutt ei klapi päris hästi kokku. Ta väidab, et Jessica palus tal end surnuks kägistada ja siis kukkus ta lihtsalt vanni. Nüüd politsei seda juttu ei usu, sest nad ütlevad, et kohtuekspertiis näitab, et see on vale. Aga ma olen nõus. Ma tean, et mõned asjad, mida sa meil oled rääkinud, on tõsi, aga mõned neist ei ole. Ma mõtlen, nagu ma ütlesin, politsei suudab ise kokku panna, mis juhtus. Lihtsalt küsimus on selles, miks. Ja sellepärast me annamegi sulle selle võimaluse öelda, miks see juhtus. Nagu detektiiv Taylor ütles, kas oled koletis või keegi, kellel on vaimse tervise probleemid. Ma võtan riski ja ütlen otse välja, et sa oled koletis. Ja ma ütlen sulle miks, sest sa kägistasid selle tüdruku, surusid ta pea vanni alla, kuni ta uppus. Siis võtsid sa viisakalt ja vaikselt oma asjad ning põgenesid sündmuskohalt. Ja siis sa istud siin ja valad krokodilli pisaraid selle üle, et sa tegid seda, sest tema käskis sul seda teha. Ta mitte ainult ei käskinud sul seda teha, vaid sundis sind seda tegema. Ta haaras sinni sellest, mis sa oled. 6 jalda pikk, 300 naela ja surus su käed oma kõri ümber, kuni ta lämbus. Kuni ta kädistati surnuks, kukkus vanni ja uppus. Kas sa tead, mis on krokodilli pisarad? See on nagu pisarate puudumine. Leine ei saa teeselda. Sa istud siin ja nutad ja Sul ei tulnud ainsatki neetud pisad. Sa ei suuda isegi praegu selles toas aus olla ja võtta vastutust selle eest, mida sa tegid. Sa istud seal ja valetad 2 mehele näkku, kellel on kokku 62 aastat õiguskaitses töötamise kogemus ja üritad meid veenda. See väike tüdruk kägistas end sinu kätega ja kukkus siis vanni ning uppus. Ma ei öelnud, et ta kägistas end minu kätega, ma ei öelnud, et ta kägistas end ise, ma ei öelnud, et ta seda tegi. Sa ütled, et ta surus oma käed vastu ja siis lihtsalt kaotas teadvuse. Ta minestas ja kukkus vanni. Ta kukkus vanni. Kas sa tead, mis oli selle vanni põhjas tema pea all? Veri. Veri. Kas sa tead, miks seal oli veri? Sest tema nägu lõi vastu vanni põhja. Jaa. See on tõend, mees. Mul on selles pildid. Jaa. Jaa. Nii see ei juhtunud. Sa ei pruugi sellest teadlik olla. Just nii juhtus. Nii see ei juhtunud, poiss. Kuule. Ära hakka mulle rääkima, et ta minestas ja kukkus sinna vanni. Nii see ei juhtunud. Ja upas. Nii see ei juhtunud, poiss. Siis räägi mulle, mis juhtus, sest see ei ole see, mida sa mulle minut tagasi ütlesid. Just nii juhtus. Nii see ei juhtunud. Nii see ei juhtunud. Lõpeta ära. Lõpeta ära. Brandon, sa tead, et nii see ei juhtunud ja sa tead, et sa ei ole meid veennud. Tead mis? Ma jätan detektiiv White'i välja, sest ta on tore mees. Ta tahab pahtluse sinu kasuks tõlgendada, aga mina olen sellest punktist juba kaugemal. Sa oled külmavereline tapja. Sa kägistasid selle tüdruku, hoidsid ta pead vee all, kuni ta uppus ja lämbus ja siis lahkusid sa majast väga vaikselt. Sa olid nii mures oma enda elu pärast, et sa ei suutnud isegi hädaabinumbrile 112 helistada, ei proovinud teda elustada ega tõmmanud ta pead veest välja. Ei, sest sa teadsid, et kui tema pea vette läks, oli ta surnud. Sest sa hoidsid seda seal all, kuni ta enam ei liikunud. Ja nüüd sa istud siin ja üritad 2 detektiivi veenda. Ta kukkus vanni. Seda pean ma sulle jälle ütlema. Kas sa kuulad, mis su suust välja tuleb? Kas sa peatad ja mõtled järele ning ütled mulle, kas need sõnad sinu jaoks üldse mõtet omavad?
See ei pruugi ju väljaspoolt vaadates mõistlik tunduda. Aga sellel pole mingit mõtet, sest sellel lihtsalt polegi mõtet. Kogu asi ei ole loogiline. Kogu põhjus, miks seda kõike hoida. Ei, võib-olla mitte. Aga see, mida sa mulle räägid, on tegelikult täiesti loogiline. Brandon Garrett arreteeriti ja mõisteti hiljem süüdi oma võõrdunud naise Jessica Taylor Sullivani tapmises. Veebipõhised kohturegistrid näitavad, et ta kannab eluaegset vandlakaristust Texase osariigi vanglas. See oli kõik saatest On The Case, mida esitas Law and Crime. Tellige meie kanalid YouTube'is ja Spotify's ning me oleme samuti eetris Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.